oleme jõudnud Little Mountaini lookouti. Nõlvad on väga järsud, väga ilusad, vaated on metsikult ilusad. Reljeef on kaunis, mäetipud on veel lumised, päike tuli välja, isegi mul on nüüd soe olla. Enne olen muidugi veel talvejope seljas, ma ei tea, mis värk on. Siia poole maakera jõudes ta on suurem külmavares kui maa, aga see selleks. Kõik on korras, ema katta silmad kinni, kui see natuke liiga järsk tundub. Ma olen tugevalt 2 jalaga maa peal, kõik tiimu. Jõudsime Kuumsi. Kuums on selline külake Tofino poole minnes, mis on tuntud selle marketi poolest, kus kitsed on katusel. Üks oli ikka eriti uudisimulik, teine oli siuke natuke arglikum, aga ühe pere lapsed ei saagi ühesugused olla. Nüüd vaatame, mis siin külakeses veel on ja siis jätkame sõitu Tofino poole. Saad aru või? Saan aru või? Siin on eraldi, et värsket mets saada. Kraanist. Võtad selle karbi siit ja paned mett täis. Jäge! Vaadake seda keerutane. Mis mullet on? Kanada mullet. Külgesi vahepeal ikka lõikame. Aga mis teema selle mulletiga oli? Timo tahab mulle anda sott euri, kui juuksed lähevad siia maani. Sa praegu näitasid täpselt sinna maani, kus sul on juba. No aga Timo peab nägema ka. Raha on taskus põhimust. Ja savi, keegi mind Kanadas ei pea sinna kasvatada. Aga raha siis pooleks pärast. Sest ma pean kannatama seda. Kuigi ma pakkusin küll, et ma annan ise soita, maksan juuksuriga kinni, aga talle läheb rohkem korda diil Timoga kui diil naisega. Raputab pead, ei nooguta midagi siin. Nüüd moonwalkib siin eest ära. Hea mees, ne? Vähemalt on hea mees, et talv. Tõsi. Siin ma olen. Vaese mees baas. Olukord ei ole kiita. Aga see on tasuta. Ja see on kuum. Kuidas veel raha kokku hoida, kui igasuguste luksuste pealt. Tere tulemast Keili ilusalongi. Panin siin samas kuskil rahvuspargi külje all oma ilusalongi püsti. Esimene klient on mul siin üks nukitsamees. Kuna ma ei kuule enam, mis ta räägib, abe kasvab kõrva kinni, siis peab natuke pügama. Kui ta lõikus on, päris jääne! Tulime siia keelatud alasse. Siin taustal on meil lighthouse kohas, mida ma ei oska hääldadagi. No Rambu! Noh, see nori. Noh, on norimise sõna. Norimise sõna või? Jaa, ära nori. Ma kohe tulen. Ma tulen. Ja päev ongi juba õhtus. Lõpetame oma jalutuskäiku siin rannikul. Ja siis on aeg jälle kõhtu täita viimase heaga, mis meil kõik selle ostetud on. Kindlasti, kes Vancouver Islandile tuleb, siis see jalutuskäik on minu arust üks ilusamaid lihtsalt, mis me siin Kanadas üldse teinud oleme. Väga võimas värk. Apadi, leidsin siit mingi laisklooma ka. Mis laiskloom? See on ravipuu, tunned, kui sul on radikuliit, siis tule siia, see teeb selja korda. Kas sul on juba radikuliit või? Võibolla. Mis tunne on? Saad puult nii palju energiat, et oled nüüd powerit täis, et jooksed maratoni ära raudselt. Nice. Apadi. Ja panigi minema. Tere hommikust. Tere hommikust, rahvas. Keili jälgijad. Kõik need, kes sel hetkel meiega on. Ja ennafännid. Neid on ma arvan rohkem. Sugulased tuttavad kõik, kes tahavad teada, millega poiss siin tegeleb. Või siis millega mina tegelen. Või siis meie. Millega meie tegeleme. Kuidas oma elu siin ära elame. Kodutuna ja töötuna ja küll. Aga öö veetsime kuskil kruusatee peal
metsas. Kõik kohad siin on tegelikult keelustatud. Autos magamine, kämpimine on illegaalne, aga campgroundid on reaalselt mingi 80 taala kuni mingi 170 taala, mis on lollus ainult parkimise eest, kuna ma ei tea, metsal saab ka vetsus käia ja põhimõtteliselt meres saab ujuda, nii et need on natuke absurdsed hinnad selles suhtes. Aga olime seal tee ääres ära, väga liiklust või midagi ka ei olnud, õnneks mingid loomi ka ei näinud. Nägime hommikul. See oli hommikul, sinna me alles jõuame. Okay. Koitis hommik, päike hakkas sillerdama, hakkas juba vaiksemalt, hakkas juba soojemaks muutuma. Siis mõtlesime, et ei hakka sinna jääma, et hommikusööki tegema. Ja tulime siia Long Beachi Tofino lähedale, mis on ideaalne koht lihtsalt. Surfarite jaoks. Surfarite jaoks. Ja meie jaoks. Meil on siin mõnus lauake, kus me tegime oma kohustusliku hommikupudru ära. Hommikukohvi ja siis lähme vaatame seda imelist vaadet sealt rannas. Ja siin me oleme. Long Beach. Enne unustasin mainida, mis looma siis täna hommikul nägime. Ja tegemist oli kobraga. Järgmine seiklus viib meid aga Ganzo lennukiõnnetuse sündmuskohale. Nimelt ööl vastu 12. veebruari 1945. aastal lendas Ganzo pommituslennuk oma 12-liikmelise meeskonnaga teenistust täitma. Teel Vancouveri saare põhjaosas asuvasse Coal Harborisse tekkis aga lennukil rike ja mootor kaotas oma võimsuse. Ganzo lennuk kukkus 300 meetrit minutis, enne kui kukkus vastu puid ja tegi avarii. Piloot aeglustas laskumist ja kukkumist aga oskuslikult nii, et kõik 12 meeskonna liiget jäid õnnetuses ellu. Ganzo lennuki õnnetuskoht on Radar Hillis, aga rada on märgistamata ja mitteametlik. Sellega proovitakse limiteerida matkalisi, kes võivad ära eksida ja ise päästmist vajada. Näen mootorit, näen lennukit. Väga pekkis. Junn olin, koju jooksin, kogu aeg vaatasin teadmata kadunud seriaali. Siin ma olen. Teadmata kadunud. Ise seriaalis. On mõtet proovida või ole või? Ma arvan, küts on ära aurustanud, aga kütsi varastama hakata. Muidu oleks võinud proovida tõmmata mootori käima ju. Mul siin oma Tarzan. Tahab kohe lähemalt üle vaadata, mis siin toimub. Siin on meil üks Robinson ka, hull julge selline. Robinson Kruusomägi. Siin peaks olema see cockpit. Või oli. Ja siit. Ja kui me lähme siit, kuhu siit läheb ta. Oba. Tada! On Jackass. Naine on ka seal. Noh, piloot, oskad sa öelda, mida sa näru keerasid siin või? Mis näru? Miks see lennuk siin on? Mis tegid? Ma ei ole midagi teinud. Mina ei tea midagi. Ma olen esimest päeva tööl siin. No, mul oli proovipäev. Jah. Ilmselgelt töö otsa ei saanud, aga selline seik siis. Siin on õpetus, kuidas hundiga võidelda, kui hunti näema. Siin on õpetus, kuidas rajal püsida, et laine alla ei jääks. Või läheme kuskile saarekese peale ja pärast on see high tide ja jääme lihtsalt lõksu. Mustlaslaager jõudis lõpuks Tofinosse, Kanada surfiparadiisi. Esimene peatus on meil siis teha üks jalutuskäik, jällegi kohas, mille nime ma hääldada ei oska, aga panen kindlasti selle ekraanile. Nii et kes tahab seda teha, et leiab kindlasti ülesse. Aga rand on selle raja
Beach ehk siis keskmine rand sellel teekonnal. Middle Beach on nagu keskmine laps peres. Jääb tihtipeale tähelepanuta, aga temas on nagu kõige rohkem karakterit ja iseloomu. No vaadake lihtsalt. Ühesõnaga, jõudsime siia esimesse randa. Don Quinn või mingi selline oli. Hääldada jälle ei oska. Mainin kohe ära. Hästi panid. Panin ära. Yeah. Aga jah, taustal mul on siin imeilus kulm. Need võiks olla mina ja Enno, aga Enno ei võta ennast kokku. Pange keegi talle mõistust pähe. Nii ilus. Käest kinni. Räägivad vandeid, andeid, mis iganes. Elu lõpuna, I love you. Ja siis oodake. Vaadake seda kurbust siin või tigedat nägu või mis iganes. Paberit ei ole või? Ma pidi prillid pähe panema lihtsalt nüüd. Kotte silmade alla ei anna muud moodi ära peita. Pole hullumusi, varsti. Ja teisel pool mingi kunstnik maalib seda imeilusat rannajoont, rannikujoont. Nii et kõik on väga ilus lihtsalt. Ilm on soe, ilm on kuum. Kraadide järgi 14 kraadi, aga samas väga mõnus ja chillinud. Tere tulemast koju, eks ole. Mehel on juba sussid jalas, smiley face idega. Kogu aeg smailis. Kogu aeg naerab. Ainult naerab ja naerab ja naerab. Kuidas on? Kuidas Tofinoga siiani rahul oled? Minna siuke väike nunnu külake, aga Näeksid ennast siin elamas? maybe. Kunagi ei tea. Kunagi ei tea. Poes üks naine tuli ja rääkis mõnusa prantsuse aktsendiga. Küsin, kust pärit oled Quebecist. Räägib, et jah, et kunagi tuli prooviks siia 3 aastaks, nüüd on 26 aastat siin juba. 26 aastat hiljem, nii et ära kunagi ütle kunagi. Kunagi ei tea. Meil alles esimene päev siin, et võib-olla armume sellesse kohta veel nii ära, et ai. Mingi peide sööb seal Süüa. No nii, vaheldus väiksele konservidele või? Jah, tunneme ennast jälle inimesena. Kuigi see ei näe nii hea välja võib-olla, aga tegelikult see on jõhkralt hea. See on TripAdvisori eelmise aasta üks soositum koht ja siin pidavat olema maailma parim putiin. Ja putiin on siis nii-öelda Kanada rahvustoit või see, mille poolest Kanada kuulus on. Ja lisaks sellele tellisime siia peale natuke seda rebitud sealiha, mis on barbecue kastmega. Ja üldiselt tuleb see siis friikatega, siukse teistsuguse juustuga, mis meenutab veits seda mozzarellat ja gravy või siuke laste peale. See on nagu mega hea. Mul on pikka aega selle järgi isutanud, aga ma olen nagu proovinud toitumist korras hoida. Täna on aga see päev, kui on aeg ennast hellitada, teha natuke pattu ja oma maitsemeeli. Oleks pidanud ka väikese tellima. Suur on ikka jõhkralt suur, ma ei tea, kas ma jõuan selle ära süüa. Pildi peal tunduvad mõlemad suht suured. Aga mul jäi suu lihtsalt ammuli, kui ma nägin oma portsu. Oleks ilmselt võinud 2 peale võtta, aga ei. Head isu. Head isu.
nurgas kella 1 suunas. 3. paar täna abielnud juba. Tere hommikust! Tere hommikust siit Spraudi rahvuspargist. Tofino, kus me eile käisime, on Kanada surfiparadiis, aga see ei jätnud sellist sooja muljed nagu enamus surfiparadiise, kus me Ennoga varem käinud oleme. Et kindlasti on see Kanada uhkus, kuna võib-olla paremaid kohti surfamiseks ei ole, aga see linnamelu ja olek kui selline ei olnud selline, kus tahaks väga kaua rohkem olla. Nii et esialgse plaani järgi plaanisime seal olla paar päeva, aga kuna enamus kohti said juba külastatud, kõik mis oli tasuta muidugi, siis otsustasime tulla maantee mööda tagasi, külastada seda rahvusparki siin, kus me varem käisime, kus on tasuta dušid ja pesemisvõimalused. Ning kuna täna on nagu metsikult ilus päikseline ilm, siis mõtlesime, et saame oma suve kevade lõpu esimese päevitusega peale. Ja hiljem teeme siis oma aasta esimese suplusega ära. Aga mis siis veel vahepeal juhtunud on? Ööbisime samamoodi maantee ääres nagu eile. Hästi tolmune oli, nii et seal ei otsustanud mingit hommikusööki asja teha. Nii et läksime edasi mingisse puhkepunkti, tegime oma kohustusliku pudru ära ja läksime edasi. Vahepeal tee peal, mida me nägime? Mõmm. Üks mõmmi sõi seal tee ääres muru. Nagu päriselt seal külaliste keskuses. Mis külaliste keskus? On külaliste keskus, Visitor Center. Seal pakuti meile karuvaatlustuure 200 eest nägu, aga me nägime seda kõike tasuta oma silmaga paari meetri kauguselt turvaliselt autos. Nii et trip on igatahes korda läinud, me oleme nii palju metsikult loomi näinud, linde näinud, mereelukaid näinud. Nii et ma olen juba tripiga nii rahul, et väga mõnus on. Päev ongi juba õhtus. Veetsime terve päeva lihtsalt rannas ja arvat on, et päevitusest on karu saada. Grillid on ikka normaalselt näkku päevitatud, nii et ei olegi vaja enam pähe neid panna. Aga kuna me täna nägime karu, siis karusprei on need esimese asjana taskus kuhugi matkale, rännakule, metsa minna. Nüüd tulime sellisesse kohta nagu hole in a wall ehk siis auk seinas otsetõlkes. Seda kohta oli mega raske leida, et kui Google Mapsi järgi tulla, siis see juhatab kuskile eramaale, nii et selline tunne, et võib-olla see koht on nagu kinni pandud või ei saagi siia tulla. Aga kommentaare lugedes leidsime kuskil marketi juures parkimise ja sealt jalutuskäik siia oli tegelikult mega lihtne, mega lühike ja vaated on ilmselgelt seda väärt. Või mis te arvate? Mis te arvate? Mis te arvate? Ja õnneks kui karu peaks praegu tulema, siis hetkel me oleme ohutus paigas, ma arvan, kuskil posti peal. Aga kus kohalt ohut on? Vaata, karu saab täpselt sealt tulla. Sinnapoole ei näita kaamera. Tere hommikust siit Cameroni järve äärest. Ööbisime siin samas kõrval 200 meetri kaugusel, mis on tegelikult ühe matka alustuspunkt, aga õnneks keegi kinni ei pidanud, keegi akna peale ei koputanud ja uni oli magus. Võis lärmakas oli, aga millegi arvelt tuleb kompromisse teha, kui kämpimiskoha eest maksta ei taha. Aga selja taga on meil vanematel prouadel aerutamise õppused, mida on hästi põnev vaadata, et me oleme siin algusest peale vaatanud. Enno kaameramees filmis, kuidas prouad siin laeva hüppasid ja
ja kuidas nad siin õpivad tagurpidi aerutama, edaspidi aerutama, pidama ja põnev on. Et ühelt päeval tahaks sama agar ja usin olla ja selliste ettevõtmistega kaasa minna. You're looking at your strokes, not down to the water. The goggles should be on top. Hands up here. Uus päev, uued vaatamisväärsused. Jõudsime Koolikomi rahvusparki, et näha siis ülemised ja alumised need kosed ära. Ja see meil on siis alumine. Tervitakse ema, isa, õde, venda, sõbrannasid, sõpru, sugulasi, Enno peret, Enno õdesid, vendi, ema, vanaema ja teisi. Tšau, Max! Mida sa siin teed? Kõik söövad siin kandis seda, mõtlesin, et prooviks ka. 99 senti tiil oli hea. Paneme siia mingit tuunikala peale ja mõnus tummine suutäis enne järgmist koske. Äkki läheks krabaks mõned need igaks juhuks. Silt lubab ju. Üle 100 kilomeetri hiljem oleme jõudnud Elk National Parki, kus peaks olema mitmed kanjonid ja vähemalt 3 erinevat koske, nii et vamonos! Jõudsime siia esimese sillani. Enno sülitab siit sillalt alla, vaatab kaugele lendab. Ma mõõdan, kui kõrge on. Just. Aga siin on see hüdroelektrijaam taustal. Nii et plats on kogu aeg pideva kaamera jälgimise all. Aga matk on meil veel mingi 2 kilomeetrit ülesmäge, nii et... Treenime jalgu, treenime käsi, olgem positiivsed. Slow down, hold on, take a breath. If I could, I'd make me feel less. Something in my brain causes stress. So come on, make me feel different. You wanna hold, don't hold back. Mõtlesin, kas jäädustada seda kaamerasse või mitte, aga selline näeb välja indiaanlaste surnuaed. Tere õhtust! Meil siin üks söök, üks peatus ja jälle söök ongi. Täna me isegi kokkasime, ei söönud ainult purgitoitu. Meil on siin kuskus aedviljade ja küpsetatud ubadega, mis on selline ilma lihata versioon, aga vähemalt ükski tooraine ei taha väga kuskil külmas olla, nii et leidsime mingi tervislikum alternatiivi, kuigi saaks veel tervislikum olla. Aga siin selja taga me käisime just ujumas Aadama Eeva kostüümis. Ja mingi minut hiljem mingi mootorpaat sõitis seal samas tagant mööda. Nii et jõudsime napilt riidesse panna ja süüa hakata tegema. Tere hommikust, rahvas! Tere hommikust, rahvas! Mis vahepeal juhtunud on? Eile me väga ei vloginud. Eile oli siuke... Lebots. Tiks. Puhkepaus.
puhkepaus, jah. Mitte ainult filmimisest, aga üldse. Jalad tahtsid puhata, keha tahtis puhata. Lihtsalt olime, sõitsime võib-olla pikemaid vahemaid, peatusime siiski ühes selles Englishman River kose juures. Daamid ja härrad, Englishman River Falls. Ja siin mu kallid on Englishman Upper Falls. Ja siis lihtsalt chillisime, tegime 2 drinki ja mängisime kaarte ja mõndasime niisama. Ja nüüd oleme jõudnud Nanaimosse, kus meil läheb praam tagasi mandrile. Praam läheb kell 1, praegu on kell 10:30, me oleme juba söönud. Käisime siin Nanaimo ujulas pesemas. Täna tulime duši alla Nanaimo ujulasse. Universal Change Room, nii et saame privaatduši lavale. Mõnus, hea, soe. Issand, kui püsti see pats oli. Ja käime siis Tiiru korra vanalinnalt läbi või? Lähen piilume, aega on. Aega on veel. Like Keilile. Vaadake edasi ikka, millega me siin Kanadas hakkama saame. Ja mitte ainult Kanadas, varsti näeme juba Euroopas. Kõndimas kuu aega jutti. Teie ees on Nanaimo vanalinn, mis on üpriski uus, sest selle ehitised on ehitatud 1800-ndate lõpus ja 1900-ndate alguses. Kokku on umbes 20 restorani ja 30 väikest iseseisvat poodi. Alates 2010. aastast igal 5. mail tähistatakse punase kleidi päeva. See päev mälestab neid põlisrahvusest naisi ja tüdrukuid, kes on läinud kaduma või keda mõrvatud. Arvatakse, et vaimud ja hinged näevad erkseid värve, eriti punast, nii et see pidavat aitama neil leida kodutee üles oma lähedaste juurde. Vancouver Islandi seiklused saidki läbi. Aeg on minna Nanaimost tagasi mandrile, et avastada veelgi Vancouverit, Whistlerit ja erinevaid rahvusparke. Aga seda juba järgmisel korral. Aitäh, et sa kuulasid, vaatasid, kaasa elasid ja näeme juba järgmine kord. Ciao!